Igal aastal diagnoositakse Eestis üle 1300 nahavähi ja pea 300 melanoomi juhtu. Selle aasta aprillis sai melanoomi diagnoosiga Brita, kes läks algselt nahaarsti vastuvõtule hoopis nahalööbe tõttu. Kuna mu kehal on hulgaliselt sünnimärke, siis ma olen tegelikult ka varem käinud üle keha sünnimärke kaardistamas ja kontrollimas. Viimati tegin seda 3 aastat tagasi ja nüüd päris mitu aastat olen mõelnud, et peaks uuesti minema, aga lihtsalt ei jõudnud selle ajapanekuni. Ja siis läksin kontrolli hoopis teisel põhjusel, et oli tekkinud selline nahalööve ja siis seal täiesti puhtjuhuslikult palusin, et hei, äkki sa saad selle ühe sünnimärgi üle vaadata, sest mul kuidagi nagu kripeldas, et ta on pisut kasvanud, suuremaks läinud. Nahaarst võttis vastu otsuse, et sünnimärk naise vasakult jalalt tuleb eemaldada. Kuna sama protseduuri oli Brita läbinud ka varem, pidas ta seda lihtsalt ettevaatusabinõuks. Olukorra tõsidus jõudis kohal alles opilaual olles. Siis seal operatsioonilaual oli mul teine kirurg, kes äkitselt hakkas keset lõikust rääkima mulle melanoomi järelravist ja ma olin täielikus segaduses ja nagu ühel hetkel ma ütlesingi talle, et oota, et nagu ma olen nagu täiesti kadunud, et me räägime 2 erinevast asjast, et mina tulin siia lihtsalt nagu siuke ettevaatusabinõu pärast, eks ole, ja millest räägite. Ja siis tema siuke esimesed hirmutavad sõnad olid need, et siin ei ole mitte midagi head, et me saadame selle kõrgendatud ohuga biopsiasse, et saada kiiresti tulemus kätte, et mis see on. Eks ma olin endast täiesti väljas ja helistasin oma kõige kallimad läbi ja nagu üleüldse hakkasin guugeldama, et nagu päriselt, et mis need erinevad võimalikud nagu tulemid sealt olla saavad, et mis see melanoom siis endast kujutab, millised on need staadiumid. Kui melanoomi me võime ikkagi pidada eluohtlikuks haiguseks, siis nahavähk on väga hästi ravitav, seal on üksikuid vorme, mis on raskema kuluga ja kõrgemate riskidega, aga üldiselt nahavähk on ainult üks hirmutav sõna, mitte enam hirmutav haigus. Melanoomi ei ole sünnimärgist tekkivaid ikkagi kuskil 80%, ligi 90% juba teaduskirjandus ütleb, tekib nahale uus. Et alati, kui nahale tekib midagi uut, kasvab, muutub, suureneb, siis on mõistlik kohe reageerida. Brita puhul andis biopsia kiire vastuse. Melanoom ja raske düsplastiline neevus. 6 päeva hiljem oli ta tagasi järellõikusel, sest selline diagnoos on täielikult ravitav juhul, kui saada kiiresti jälile. Järellõikuse käigus siis lihtsalt opereeritakse seal nagu ümbert ja veel seest selline korralik tükk välja, et minul järellõikus oligi selline, et kui kujutad ette tikutopsi suurust, et selline tükk võeti välja mul reiest, et selline ilus tohukene mul seal on, aga ausalt öeldes see on kõige vähem häirivam ja muret tekitavam koht selle asja juures üldse. Tänan mingit õnnetähte päriselt, mis mind üldse sinna sellele vastuvõtule suunas. Ja eks see ongi see, et ühel hetkel ma oleks läinud, eks ole, sinna sellesse ülekeha kontrolli, aga millal see oleks olnud küsimärk ja siis juba iial ei tea, kuidas see oleks läinud. Melanoomi puhul, mis on eluohtlik haigus, seal on teatud kriips olemas, kust edasi läheb nii ravi väga raskeks kui uuringud väga raskeks ja ka ravi tulemused ei ole enam sugugi 100%. Samal ajal praeguse diagnostikavõimaluste juures saab diagnoosida melanoomi eelseid seisundid. Inimesed saavad terveks, nende elu läheb edasi aastakümneid. Kuivõrd järjekorrad nahaarstide vastuvõtule võivad tihti venida nädalate pikkuseks, on võimalik kahtlaste sünnimärkidega pöörduda ka perearsti poole. Esmatasandil tehakse kindlaks, kas olukord üldse vajab nahaarsti sekkumist või mitte. Me võime kasutada sellist asja, et perearst teeb kahtlasest nahamoodustisest fotod, läheb üles pildipanka ja teeb nahaarstile e-konsultatsiooni. See on üks võimalus, aga on olemas ka alternatiivne võimalus termtest, millega on liitunud mitmed perearstikeskused, kus siis saab selle väga kvaliteetse ja suurendusega foto teha nahamoodustisest ja seda hindab nahaarst ja annab soovitused edasiseks tegeluseks. Doktor Marianne Niine toonitab, et lisaks regulaarsele kontrollile tuleb olla ka hoolas päikese käes, sest just UV-kiirgus on kõige suurem nahavähi ja melanoomide põhjustaja. Ajutine kuldne jume ei pruugi end ära tasuda, sest üks esmapilgul süütuna tunduv päikesepõletus võib aastaid hiljem valusalt kätte maksta. Päikesekreem on kaitseks küll hea algus, kuid tugeva UV-kiirguse korral on parim kaitse riie.
erinevad ajad, erinevad kombed olnud, aga bikiinid olid kunagi suured püksid ja nende bikiinipükste järgi ma vaatan siin 80+ inimesi, kelle tuharate peal on valge, sile, imeilus nahk ja siis ka rinnal siin külje peal on väga valge ja ilus nahk ja siit eest hakkab siis see kortsus ja kirju nahk. Pigem hoidke, valge nahk on väga ilus, seda on maailmas mitte väga palju enam. Ja ka kogu ilumaailm on ju ümber sõnastanud, et valge nahk on ikkagi väga ilus. Täna on esimest korda elus, kus ma kasutan 30 ja 50 SPF kaitsekreeme ja spreisid. Hästi piinlik ja häbi on tunnistada, oma 31 eluaasta jooksul ma ei ole kunagi neid religioosselt kasutanud ja nüüd on see, et näol on mul kindlasti 50 peal ja kindlasti ma ei saa ka väita, et ma tulevikus ei saa päikesepõletust kogemata, aga et sellist enda praadimist päikese käes ma ei kavatse enam mitte kunagi teha, et see oli väga hirmutav kogemus.